Ja järgmisena on mul hea meel teile tutvustada Tartu Ülikooli loomaökoloogia õppetooli doktoranti Gunter Tätet, kes tegeleb meil ka lindudega ja sellega, kuidas linnud inimeste eest põgenevad või mitte ainult inimeste eest, kuidas nad üldse põgenevad, aga eks Gunter räägib teile lähemalt nüüd sellest kõigest. Jah, et selle ettekandega ma ühtlasi üritan siis ennast välja vabandada, et miks minusugune loodusfotograaf, kes iga hinna eest vanasti pingutas selle nimel, et linnud mind ei märkaks, siis nüüd käib mööda ilma ringi ja linde lendu hirmutab. Et sellele on hea põhjus. Aga jah, et ma siis tegelen lindude põgenemiskäitumisega oma doktoritöö raames ja täna kindlasti ka kuulete esmaseid tulemusi, aga kõigepealt ma tahaks natuke rääkida üldist teooriat, et miks siis põgenemiskäitumist üldse uuritakse. Ja üks asi mul jäi, vabandust, kas ma saan siin seda intervjuud, jah, sain väga hea. Jah, nüüd paneme filmi tööle. Et siis põgenemiskäitumise uurimine ei ole inimese jaoks pelgalt selline teoreetilise huvi rahuldamine. Et inimkonna kasvades on meil üha suurem otsene mõju lindude ja teiste loomade heaolule. Et isegi lihtne inimesepoolne häiring võib siis lõpuks avaldada mõju loomapopulatsioonidele. Ja üks ekstreemsemaid ajaloopiku näiteid on siis 50. aastate Hiinast, kus riikliku kampaania käigus otsustati, et põldvarblastest on vaja lahti saada. Ja kuidas nad seda siis tegid, et lisaks sellele, et nad linde tulistasid ja pesi hävitasid, osutus väidetavalt väga efektiivseks meetodiks lihtne selline lindude surnuks väsitamine. Et nad tegid palju lärmi, lehvitasid lippusid ja siis nad ei lasknud lindudel maanduda. Ja niimoodi siis hukkus miljoneid linde. Ja see lõppes hiinlastel väga halvasti, et tuli suur näljahäda muidugi, aga see selleks. Ja ma ei tea, kuivõrd see nüüd 100% tõele vastab, aga kindel on see, et lindudel on, või tähendab, et inimestel on selline pidev mõju ikkagi populatsioonidele, sest tahes-tahtmata kui me jalutame looduses, pargis, sõidame autoga, siis aeg-ajalt me ikkagi hirmutame linde lendu. Ja lindudele tegelikult ei meeldi, kui need kogu aeg lendu ehmatatakse. Nad lõpuks lähevad sealt kohast minema. Ja põgenemiskäitumist uurides on siis võimalik leida viise, kuidas seda häiringut vähendada või ära hoida. Ja mida meil on loomade põgenemise juures üldse uurida? Kas ei ole siis lihtsalt nii, et saakloom näeb kisket ja paneb lehku? Päris nii lihtne see siiski ei ole, et meil on väga palju liikide sisest ja liikide vahelist varieeruvust. Mõned linnud põgenevad kohe, aga mõned venitavad veel tükk aega. Ja põgenemine ei ole kindlasti juhuslik, ei ole nii juhuslik tegevus, kui me kipume arvama, sest looduses on väga tähtis, et sa ei saaks ära sööduks, sest kui sa sured ära, siis sa ei saa enam oma geeni edasi anda ja tegelikult on põgenemine väga suure loodusliku valiku all. Väga suure tugeva valiku surve all. Ja seda huvitavamaks muutub küsimus, et miks siis ikkagi kohe ei põgeneta, kui mitte põgenemine on potentsiaalselt surmav. Ja seniajani parimaks vastuseks sellele küsimusele on Idenbergi ja Tilli optimaalse põgenemise teooria mudel, mis on iseenesest väga lihtne, et kui meil hakkab see rebane siin sellele saakloomale lähenema, siis selle linnukese paigale jäämise hind tõuseb, sest saagiks langemise tõenäosus suureneb, mis on igati loogiline. Mis selle mudeli aga eriliseks teeb, on see punane joon. Enne Idenbergi ja Tilli mudelit arvati, et loomal oleks ikkagi mõistlik kohe põgeneda ja igasugune viivitus on seotud pigem võimetusega kisklusohtu korrektselt hinnata. Aga nemad siis leidsid, et ka põgenemisel on hind. Et kui lind peab siis loobuma mingist ressursist või kurameerimisvõimalusest või siis oma territooriumist, siis see läheb selle põgenemise hinna alla. Ja ka põgenemisel on energeetiline kulu, nagu võis siis sellest varbluse näitest järeldada. Ja optimaalse
põgenemisteooria kohaselt oleks siis mõistlik põgeneda sellel hetkel, kui põgenemise hind ja paigalemise hind ristuvad. Ehk siis ei ole mõistlik väga varakult põgeneda, kui see ei tee tasa erinevatest ressurssidest loobumist. Ja see mudel on muidugi väga lihtsustatud, aga see teadmine, et põgenemine on selline kaalutletud otsus, pani siis teadlasi mõtlema, et mis siis on need tegurid, mille põhjal loomad selle otsuse vastu võtavad. Ja kõige levinum meetod loomade põgenemiskäitumisuuringutes ongi põgenemiskauguse mõõtmine. Et see käib siis niimoodi, et inimene kui kiskja kõnnib otse looma suunas nii kaua, kuni loom otsustab põgeneda ja seejärel mõõdab siis sammudega selle vahemaa, mis jäi tema ja saaklooma vahele ja see ongi siis see põgenemiskaugus. Väga lihtne ja odav meetod, mida on lihtne üle kogu maailma reprodutseerida, erinevate loomaliikide peal kasutada ja näiteks soovitan ka võib-olla kooliõpilastel proovida sellist katset teha. Üks murekoht, ja see on muide ka see põhjus, miks ma nüüd siis käinud ringi ja linde hirmutan, et ma siis mõõdan nende põgenemiskaugusi ja kahjuks ma pean siis linde natuke hirmutama. Aga üks murekoht on see, et põgenemiskaugus ja lähtekaugus on enamasti korreleeritud, ehk mida kaugemalt hakata ühe lisandile lähenema, seda suurem on ka põgenemiskaugus, mis ei ole näiliselt väga kooskõlas siis selle mudeliga, aga üks staažikas põgenemiskäitumise uurija Daniel Blumstein siis pakkus välja sellise põgene varakult ja hoidu tormamisest hüpoteesi, mis seisneb selles, et kui loom näeb kiskjat, siis ta peab kogu oma tähelepanu suunama sellele kiskja jälgimisele ja seega tema muud tegevused kannatavad ja seega, kui sa oled juba kiskjat märganud, siis ei ole mõistlik väga kauaks teda jääma passida, sest niimoodi sa ka kaotad lihtsalt oma aega. Ja seega see korreleeritus otseselt ei riku seda mudelit, optimaalse põgenemisteooria mudelit, aga sellega peab siis arvestama. Ja nüüdseks on juba päris mitu aastakümmet uuritud, et millised konkreetsed tegurid viivad looma varasema või hilisema põgenemiseni ja on leitud väga palju erinevaid mõjutegureid, aga laiust vastus võib öelda siis, et kõige tähtsamad on kaks asja, need kiskjaomadused ja mõned keskkonnaomadused. Suuremad, kiiremini lähenevad ja otse lähenevad kiskjad siis suurendavad põgenemiskaugust, saakloomad põgenevad varem, mis on igati loogiline, et kui sa ikka tahad linnule läheneda, siis teeb ennast väikseks ja hakkad niimoodi hiilima. Võib-olla ainult see lähenemise nurk on siis selline asi, mida inimene instinktiivselt ei muuda, et ikka üritame otse suunas liikuda. Ja üks huvitav uurimus on näidanud, et naeruiibiste puhul vähemalt, et kui läheneda neile niimoodi otse suunas, et sa pöörad oma pilgu kõrvale, siis lind põgeneb hiljem, ehk linnud võivad siis aru saada, et kas see kiskja on neid märganud või mitte ja selle põhjal siis ka otsuseid vastu võtta. Ja ka kogemused kiskjatega on olulised, et näiteks on leitud, et mitmed haneliigid on jahiperioodil kartlikumad kui muul ajal. Ja keskkonna poolt siis, et kui isend on keskkonna poolt rohkem varjatud, kui seal paigas on rohkem ressursse, kui seal on pojad, siis ta põgeneb hiljem ja ka kaugus pelgupaigani on oluline, et näiteks üks uurimus näitas, et mustluikede puhul, mida kaugemalt nad veekogust on, seda varem nad põgenevad. Ja põgenemise uurimise juures on siis selge praktiline väljund looduskaitses, nagu ma alguses ka vihjasin, et näiteks kui meil on teada, et meil on mingi tähtsa linnu elupaik ja sinna kõrvale tahetakse siis rajada näiteks uus kergliiklustee või mingi muu häiringuallikas ja meid huvitab, et kas see asi siis võib hakata neid linde häirima või mitte, siis sellisel juhul me saamegi kasutada neid samu põgenemiskaugusi, et välja selgitada, kas antud liik oleks jalakäijate poolt häiritud või mitte. Ja veel parem näitaja, selleks on võib-olla häirumiskaugus. Häirumiskaugus on siis saaklooma ja kiske vaheline kaugus, millal see saakloom näitab selgeid häirumise märke. Ehk näiteks kangestub või hakkab rohkem ringi vaatama. Ja selle häirumiskaugust on siis mõistlik kasutada sellepärast, nagu ma enne rääkisin, et
et kui lind on juba häiritud, siis ta tegelikult ei saa enam oma tegevustega normaalselt jätkata. Ja mõned liigid võivad inimesega ära harjuda, aga uurimustööd on näidanud, et mitmed liigid siiski aja jooksul muutuvad hoopis tundlikumaks, hakkavad varem põgenema ja seega võiks seda vahemaad ikkagi hoida nende elupaigani teatud piirini. Ja nüüd üks väike mõistatus, et kas te teate, mis on ühist Ameerika valijatel ja lindude põgenemiskäitumisel? Ei pea vastama. Igatahes vastus on see, et ühine on see, et nii nagu on väga suur erinevus USA maa ja linnainimeste valimiseelistustes, on ka väga suur erinevus maa ja linnalindude põgenemiskäitumises. Linnalinnud on siis märgatavalt julgemad, mis ei tohiks väga üllatust valmistada, aga põgenemiskäitumise uurimisega on võimalik meil näiteks siis selgitada, et miks mõned linnud urbaniseeruvad ja mõned mitte ja kuidas urbaniseerumise protsess siis välja näeb. Et kas selleks, et linna elama asuda, peab põgenemiskaugus lihtsalt keskmisest väiksem olema. Väike põgenemiskaugus on kindlasti oluline, sest kui üks isend peaks igat inimest nähes linnas põgenemast, tal ei jääks üldse aega muudeks tegevusteks. Ja üks teooria, et miks linnud üldse linna kolivad, on see, et seal on vähe looduslikke kiskeid. Et näiteks röövlindudel on keskmiselt 8 korda suurem põgenemiskaugus kui nende saakloomadest värvulistel ja seega on nende röövlindudel siis raskem linnaoludega kohaneda. Ja tegelikult on praeguseks leitud, et linna- ja maalinnud erinevad sügavamalt isegi, et neil on siis geneetilised ja hormonaalsed erinevused. Ja näiteks kui lind kinni püüda, siis linnas linnud hammustavad ja väänlevad peos vähem, aga samas teevad rohkem hädakisa kui maalinnud. Ja see siis näitab jah, et linna- ja maalinnud on sügavamalt erinevad, aga põgenemiskaugus on kindlasti oluline, väike põgenemiskaugus on kindlasti oluline kriteerium. Ja märkimisväärne on ka see, et kui looduses on niimoodi, et kehamassi suurenedes lindude põgenemiskaugus suureneb, siis maal või siis linnas enam sellist trendi väga selgelt ei ole, vähemalt minu andmete põhjal. Ja seega suuremad linnud peavad linna kolides rohkem oma seda põgenemiskaugust vähendama. Aga miks üldse suured linnud seal maal siis varem põgenevad? Et siin on mitu põhjust, et suurematel lindudel esiteks on õhku tõusmine aeganõudvam, neil on tihtipeale sellist hoovõturuumi. Ja lisaks võib oletada, et suurematel lindudel on keskmiselt ka parem nägemine, sest nad märkavad lindu varem ja nagu ma enne rääkisin, siis varasem kiske märkamine üldiselt viib ka tihtilugu varasema põgenemiseni. Aga linnas siis on linnud sarnasemad selle näitaja poolest. Ja üks huvitav trend lindude põgenemiskäitumises on veel see, et mida põhja poole minna, seda julgemaks linnud muutuvad, vähemalt Euroopa piires. Siin joonisel on näha, kuidas Lõuna-Hispaaniast Soome poole liikudes, laiuskraadi suurendades, põgenemiskaugus erinevate linnapopulatsioonide seas väheneb. Ja tasub veel tähele panna, et Y-telg on siin logaritmilises skaalas. Ja see must pidejoon käib maapopulatsioonide kohta ja punktiirjoon linnapopulatsioonide kohta. Ehk siis maapopulatsioonide seas väheneb põhja poole liikudes põgenemiskaugus rohkem kui linnapopulatsioonide seas. Ja millest selline julgemaks muutumine siis tuleb? Hetkel on parim seletus see, et laiuskraadi suurenedes väheneb kiskjate hulk, nagu siit jooniselt ka näha. Ehk mida väiksem üldine kisklusrisk, seda väiksem ka põgenemiskaugus. Ja kokkuvõttes saab siit ka järeldada seda, et kui me tahame kasutada neid põgenemiskaugusi looduskaitses, siis need andmed võiks pärineda enam-vähem samast regioonist. Ja ma olen nüüd ise ka ühte sarnasesse üle-euroopalisesse uurimustöösse kaasatud ja ma olen üsna lähedal selle töö avaldamiseni. Aga kõigepealt ma tahaks teile veel paar mõistet tutvustada, et seda tööd seletada, mis me siis tegime. Et nende samade kauguste põhjal on väga lihtsasti võimalik välja arvutada ka selline asi nagu avastuskaugus, ehk kui kaua läheb aega pärast inimese vähenemise alustamist
et lind üldse näitaks mingeid häirumise märke välja. Ja siis veel ka puhver, mis on siis vahemaa häirumiskauguse ja põgenemiskauguse vahel ja siit saab siis hinnata, et kui palju lind pärast inimese märkamist veel põgenemisega venitas. Ja me kasutasime nende tunnuste analüüsimiseks suhtelist näitajat phi, mis varieerub siis 0-1 ja mida lähemal see phi väärtus 1 on, seda kiiremini lind pärast inimese liikuma hakkamist häirus või siis põgenes. Või ütleme häirus siis antud juhul. Ja nagu näha, siis põhja poole liikudes see phi väärtus väheneb, ehk siis linnud hakkavad üha hiljem inimest märkama või siis välja näitama seda, et nad on märganud. Ja selline viivitus suureneb eriti märgatavalt siis veel linna populatsioonide seas. Puhver phi 1 tähendab aga seda, et lind põgeneb kohe, kui ta on häirunud. Ja siin on siis näha vastupidist trendi, et põhja poole liikudes linnud hakkavad pärast häirumist kiiremini põgenema. Ehk siis kuigi lõunas linnud häiruvad varakult, siis nad pärast häirumist venitavad pikalt veel, aga põhja pool on see vastupidi. Ja siin siis on näha, et need populatsioonid muutuvad sarnasemaks selle näitaja poolest. Aga miks siis on niimoodi, et linnud justkui muutuvad põhja pool julgemaks ehk häiruvad ja põgenevad hiljem, aga samas kui kord on juba häirunud, siis ei hakka enam põgenemisega pikalt venitama. Et meie parim seletus sellele on hetkel see, et neid kahte asja, häirumiskaugust ja põgenemiskaugust ei ole mõistlik samas proportsioonis kahandada, et mingist piirist alates minimaalne või see põgenemiskaugus muutub juba liiga väikseks, liiga riskantseks, aga häirumiskauguse arvelt on lihtsam siis oma aega muudesse tegevustesse suunata. Ja nagu varem sai räägitud, siis jälgimine ei ole ka täitsa kuluta tegevus, nii et jah. Ja niisiis ma loodan, et mul õnnestus selle ettekandega demonstreerida, et miks põgenemine ei ole juhuslik tegevus, vaid ikkagi kaalutletud otsus. Ja lühidalt võib siis kokku võtta, et kui põgenemisega kaasneb mingitest ressurssidest loobumise, et siis ei ole võib-olla mõistlik liigselt ettevaatlik olla, natuke pigem siis venitada põgenemisega. Aga samas, kui sa oled kiskjat märganud, siis ka pikaaegne kiskja jälgimine ei ole mõistlik, sest niimoodi sa ka ei saa oma tähtsate tegevustega edasi tegeleda. Ja siis ka võib-olla tasub juba minna uutele jahimaadele nii-öelda. Ja põgenemiskaugus sõltub väga paljudest teguritest, sealhulgas siis kiskja käitumisest ja kiskjate sagedusest elupaigas ja sellest, et kui palju ressursse seal paigas on, kus talle kiskja väheneb. Ja siis on meil siin kehamassi mõjud kindlasti mängus, sest juba lennuenergeetika sõltub ju kehamassist. Ja tegelikult ma kahjuks kõigest teguritest ei jõua rääkida ja vist on parem ka. Ja viimase asjana ma tahaks veel öelda seda, et see põgenemiskaugus on siiski ainult üks komponent põgenemiskäitumisest. Et mina näiteks oma doktoritöös uurin ka seda, et mis mõjutab seda, et kui kaugele lind põgeneb ja kuivõrd seotud on omavahel see põgenemiskaugus ja põgenetud kaugus. Ja ma olen siin ka juba üsna huvitavaid tulemusi saanud, aga nendega ma ei hakka ka teid täna siin rohkem täna teid segasemaks asja ajama. Et jah, ma panen siis siia kohale hetkel punkti ja aitäh kuulamast. Ma näen juba Margustest, mis seal käe ja siin on veel käsi, et ma pean kellegi nüüd paluma, et keegi võtaks teise mikrofoni veel ja selle sisse lülitaks. Aga ennem kui ma sõna annan, ma küsin kiiresti, et see põgenemine, kas see peab alati olema kiskjast eemale või võib ka kiskja poole põgeneda? No ma ei nimetaks seda kiskja poole põgenemiseks võib-olla, aga võib-olla see on selline
et jah, mõned liigid kasutavad tihti sellist strateegiat, et nad näitavad, et nad ei karda ja proovivad, vaatavad, et mis siis juhtub, kui kiskjad natuke ärritada. Mina just eile lugesin seoses tänase sinu ettekandega, et seda võivad teha paljud liigid sel juhul, kui nende see pelgupaik ja kiskja rünnaku suuna ja nende kahe vahel ühesõnaga, siis põgenetakse kõigepealt ikkagi kiskja poole. Nii, aga nüüd seal Margusel oli kõigepealt käsi püsti. Jah, põnev oli kuulata seda, et lõuna pool siis linnud põgenevad varem kui meil siin põhja pool. Et kas on, et seetõttu, et seal arvatavasti siis on neid kiskjaid palju rohkem, et sel põhjusel. Aga kuidas käituvad meie põhjapoolsed linnud, et kas nad muudavad oma käitumist, seda on uuritud, et meil siin on harjunud nad põgenema hiljem, et kas nad siis seal lõunas hakkavad varem põgenema või siis lihtsalt ongi nende rolliks seal see, et nemad pannaksegi nahka kõige varem, et nad lihtsalt ei oska käituda seal vastavalt. Et nagu siis, kui nad rändavad lõunasse. Lõunasse, et kas nad muudavad oma käitumist, et hakkavad ka varem põgenema või lihtsalt rumalad põhjamaalased pannakse lõunas ruttu nahka lihtsalt, et nad ei põgene õigel ajal ära. Ma eeldan, et nad oskavad kohaneda oludega, sest muidu nad tõesti pannakse nahka ja siis võib-olla ei ole selline väike põgenemiskaugus neile väga kohane, väga sobilik käitumismaneer. Aga jah, enamasti mõõdetakse, tehakse neid uurimusi pesitsusperioodil ja mitte rändajal. Aga jah, et täpselt uuritud minu arust ei ole, et kas nad muudavad nüüd rännates oma põgenemiskaugust või mitte. Kuidas on lood nende linnudega, kes on lennuvõimetud ja asustavad alasid, kus inimest varem üldse ei olnudki, näiteks pingviinidega Antarktises ja Lähis-Antarktilistel saartel, teistel okeaanilistel saartel, kus inimest varem ei olnud, kui kiiresti see oskus või refleks omandatakse. Ma olen kuulnud, et pingviin varem üldse inimest ei kartud, aga nüüd on juba õppinud kartma, kas see on õige. Ja võib-olla küll, aga üldiselt on jah niimoodi, et seal saartel linnud kaotavadki oma lennuvõime selle tõttu, et neil ei ole looduslikku kiskjat ja lendamine on selline energeetiliselt kulukam, et kui sa saad, siis sa peaksid kõndima maa peal. Aga jah, ajaloost on väga palju kurbi näiteid, kuidas siis inimene on jõudnud nendele saartele ja sellised liigid välja suretanud, näiteks siis toodu ja moa liigid Uus-Meremaal ja et jah, kahjuks. Pingviinid kardavad inimest või ei karda? No loodusfilmide põhjal või tundub, et mitte väga, sest inimesed ikka on päris kõrval neil. Nii, seal on küsimus. Mati. Tere, olen ise natukene ka selle põgenemisteemadega tegelenud just keskkonnamõjude hindamiste juures, et seal on ikkagi tihti see, et mis siis ikkagi see mõju on, kui me mingisuguse objekti toome loodusesse ja eriti ka kaitsealade puhul näiteks, et kas seal peab olema puhverala või mitte. Ja väga hea meel, et on meil hakatud nüüd selle teemaga süstemaatilisemalt ja teaduslikumalt tegelema, aga siin ka tekkisid kohe mõned küsimused, et kuidas seda põgenemisele eelnevad siis häiringu kaugust mõõdetakse, et mis see nagu selline metoodika on või kus saab siis nii-öelda aru, millal see esimene kõks on linnus ära käinud? Jah, see häirumiskaugus on selline asi, mida on inimesel võib-olla raskem hinnata. Et üldiselt peetakse selle all silmas siis seda, et lind kas lõpetab oma tegevuse ja kangestub või siis just kui hakkab neid rohkem ringi vaatama, eks ju, igal poole. Aga jah, uuringud on näidanud, et see põgenemiskauguse suhtes on erinevate uurijate hinnangud küllaltki lähedased, aga häirumiskauguse puhul on siis jah rohkem varieeruvust erinevate hindajate silmis. Jah, see võib-olla metoodikasse ei ole mõtet sügavalt laskuda, aga mulle tundub, et metoodika poolt võiks kõvasti täiustada, aga minu arust väga põhiline küsimus on ju selles tegelikult, et inimene on nagu, kuidas öelda, väga kahetise vähemalt võib-olla isegi mitmed rohkema iseloomu või käitumiselemendiga, et linnas ja looduskaitsealadel ta justkui kaitseb linde, aga samal ajal esineb ka inimesed, kes siis tegelevad näiteks tapatalgutega jahialadel ja näiteks
Taanis on ka uued välja toonud, et nendel aladel, kus ikkagi jaht on lubatud, seal on siis põgenemiskaugus ka vist 2-3 korda suurem. Teine asi nüüd see, et kui inimene on niimoodi selline kahetine nii-öelda vahel kiskja, vahel kaitsja, et siis tegelikult selle põgenemiskauguse mõõtmise pealt tuua korrelaate looduslike vaenlastega minu arvates on väga libe tee, et tegelikult peaks seda siis ikkagi mingite kiskja topistega või kodustatud kiskjatega mõõtma, et minu arust need on natukene nagu sellised metoodiliselt küsitavad lähenemised, aga ma ei tea, mis sa selle kohta oskad kommenteerida. Jah, natuke on isegi üritatud kasutada siis teisi või maskotte või neid topiseid. Ja ma olen isegi mõelnud, et võiks, või olen isegi katsetanud seda, et mis juhtub, kui trooni alla panna selline röövlinu topis. Aga ma ei ole veel väga kaugele selle asjaga jõudnud, et põhimõtteliselt töötab. Kindlasti saab testida ka seda, et kas jalutada jahipüssi alal või niisama binokkel kaelas, et ilmselt sealgi on suur vahe sees. Aga igatahes ma siin pean praegu lõpetama, aga huvitavad teemad. Nii, kas kellelgi on veel mõni küsimus? Nii, Urmas seal. Tere, kust maalt lõpeb põgenemine ja kust maalt lõpeb tee vabastamine? Lihtsalt, et loom liigub sinust eemale, mitte selle teemal. Siin võtub potentsiaalne ohuobjekt, vaid lihtsalt lähebki eemale, vabastab sulle tee, kuna sa oled massilt suurem. Jah, linnas on see küllaltki sage, ma oskaks julgen öelda, et looduses ma väga ei näe sellist asja, et looduses ikka põgenetakse selgelt, aga linnas on tõepoolest linnud lihtsalt kõnnivad mõne sammu eemale niimoodi viimasel hetkel. Aga mina julgen öelda, et see on ikkagi põgenemine, sest kes see talutud saamine või ärasöödud saamine on põhimõtteliselt sisult ikkagi samad asjad, et mõlemad on halvad asjad, mida ei taheta.